Andmeturve. Kui turvalisusele ei mõelda, tekib kiiresti segadus. Lahtiselt jäetud dokumendist võib keegi näha kliendi andmeid. Avatud sahtlist võib kaduda oluline toimik ja halvasti hoitud parool võib anda kõrvalisele inimesele ligipääsu süsteemidele. Sellises keskkonnas ei ole küsimus ainult korratuses. Küsimus on selles, et isikuandmed ja muu oluline info võivad saada kahjustatud, kaduda või jõuda valedesse kätesse. Andmeturve algab sageli lihtsatest ja igapäevastest harjumustest. Need võivad tunduda väikesed ja iseenesest mõistetavad, kuid just need määravad, kui turvaliselt on isikuandmed tegelikult hoitud. Andmeturvet ei loo ainult reeglid ja süsteemid. Selle loovad inimesed oma igapäevaste valikutega. Sageli ei alga probleem suurest veast, vaid väikesest tähelepanematusest. Oluline on mõelda ka sellele, mis juhtub siis, kui midagi siiski läheb valesti. Vahel piisab ainult rikkest, eksimusest või ootamatusest. Kui varukoopiaid ei ole, võib kaduda mitte ainult töö tulemus, vaid ka oluline info, mida on hiljem väga raske või lausa võimatu taastada. Isikuandmete töötlemisel tuleb tagada nende kättesaadavus ja võimekus andmed vahejuhtumi korral õigesti taastada. Sellepärast on varundamine üks andmeturbe põhisamme. Varukoopiad aitavad tagada, et vajalik info jääb alles ka siis, kui midagi juhtub seadme, süsteemi või failidega. See tähendab kindlustunnet olukorras, kus tehniline rike, inimlik eksimus või ootamatu vahejuhtum muidu töö peataks. Kui varukoopiad on olemas ja nende toimivust regulaarselt kontrollitakse, on võimalik taastada mitte ainult failid, vaid ka töö järjepidevus ja usaldus selle vastu, et vajalik info ei lähe lõplikult kaotsi. Risk suureneb ka siis, kui liiga paljud inimesed pääsevad ligi andmetele, mida nad oma töös tegelikult ei vaja. Kui kõigile on kõik avatud, muutub kontroll keeruliseks. Siis on raskem aru saada, kes millele ligi pääseb, kes midagi muudab ja kust võib leida viga või väärkasutus. Andmetöötleja peab suutma tõendada, kellele ligipääs anti, miks see oli vajalik ja mis toiminguid andmetega tehtud on. Ligipääs isikuandmetele peab olema eesmärgipärane, minimaalne ja kontrollitud. See tähendab, et iga töötaja saab kasutada just neid andmeid ja süsteeme, mis on seotud tema tööülesannetega. Nii on lihtsam hoida korda, vähendada eksimusi, kaitsta andmeid kõrvaliste pilkude eest ja vähendada üleüldse tarbetut riski. Mida selgemalt on ligipääsud määratud, seda lihtsam on ka hiljem tõendada, miks kellelgi oli andmete juurdepääs ja kas seda kasutati õiguspäraselt. Nii ei kaitsta ainult andmeid, vaid luuakse ka parem ülevaade vastutusest ja sellest, kuidas süsteemid päriselt toimivad. Andmeturve ei ole üks suur tegevus, mida tehakse ainult korra. See on pidev protsess, mis koosneb paljudest väikestest otsustest. Näiteks sellest, kas ligipääs antakse läbimõeldult, kas lahkunud töötaja õigused suletakse õigel ajal, kas kahtlane kiri jäetakse avamata ja kas külaliste liikumine on kontrollitud. Aga just need esmapilgul väikesed otsused kujundavad selle, kui turvaline üks organisatsioon tegelikult on. Kui need sammud on paigas, muutub kogu töökeskkond kindlamaks, rahulikumaks ja selgemaks. Inimesed teavad, kuidas andmeid hoida, kellel on millele ligipääs ja mida teha siis, kui midagi juhtub. Nii ei ole andmeturve eraldi lisakohustus, vaid loomulik osa hästi korraldatud tööst. See on usalduse tekkimise nurgakivi.